Tšau rahvas, noh. Täna on siis jälle 30-ga tegelen. Võtan käigukasti alt ära. Peaks olema relatiivli easy nagu, aga ma ei tea. Ja siis tõstan mootori maha. Aga mul pole mootori tõstukit, nii et peab vaatama. Midagi raitsima hakkama, nii mis ma tahtsin siit. Hops. Midagi veel. Praegu vist ei ole reisk. Et mul on plaanis üks puidustasi ehitada. Noh, ma ei tea, kuidas see välja peaks tulema. Et pärast ma ei tea, mingi kukub alla nagu 30 peale. Aga noh, elame näeme. Ma võtan tungi kaasa siit. Ja siis näeme juba auto juures. Nii. Kuna mul on suht sitas kohas need pukid, siis ma proovin ta siia alla saada kuidagi. Nii, ma nüüd ülevalt võtsin poldid lahti. Seal oli üks. See on vist starteri oma, sest sellel oli mutter ka taga. Siis seal taga toru all oli üks. Nüüd on vaja sealt võtta. Kuna teist poolt pole tegelikult vaadanudki. Siin teisel pool on veel üks starteri oma. Vaata, näete kuskilt seda või? Näe, sealt peaks näha olema. Natukene. Jah. Siin on ka ilmselt mutter taga, nagu ma eeldan. Ongi. Ma võtan selle lahti, siis ma arvan auto alla. Hakkan kardaani võtma. Ja ma sain siia niimoodi keskele kaada. Et sellega on timm. Et ma võtan selle lahti, siis ma olen auto alla. Väike update siis, et mis ma update'in? Vaatasin, et kolletorud jäävad ette, et ma võtan kollek ära. Et 4 alumist on juba lahti. No ülemised on ka lahti, ma pean lihtsalt nad ära keerama. Aga ma näitan siis, kui ma nad ära võtan. Kollektor on käes, siis see käsketub veits läbi selles. Siin jumala rabe ka, nagu näha. Siin, ma ei tea, kus üks isegi on. Siin küljes nagu ei ole. Mootori küljes ka jälle. Ühesõnaga, nüüd mul on ruumi ja ma saan sealt alt käikari poldid lahti võtta ja siis vaatame juba edasi. Näe, üles liitin. Siin on üks. Muidu tundub hea tihend olevat. Aga noh, enam ei ole. Oli hea tihend. Nii et ma proovin mingi timelapsi käima panna, kuidas ma seda käikarit alt ära võtan. Ja eks siis näe, Nii, ma loodan, et midagi on näha ka. Ühesõnaga, ma olen need kõik lahti teinud siit. Need tuleb nüüd lahti lihtsalt lasta veel. Siit tuli see lahti. See on mingi, ma ei tea, mingi andur on. Ja siis on vaja siit see kuradi õlilain ka lahti teha. Ma teen ilmselt sealt ülevalt see lihtsam. Kardaanil siit lahti ja käigukasti need lahti. Kardaani ma jätan ilmselt külg, sest siin on nagu ei olegi. Ja need on eraldi, aga ma lihtsalt ei viitsi neid praegu lahti lasta ja mul on endal lihtsam ka, siis ma saan kardaanist tõmmata teda maha vaata. Aga ma hakkan siis vaikselt toimetama ja vaata, mis poole pealt, kuidas läheb, siis ma panen taimika käima. Ärge kindlasti unustage seest ära võtta. Ega ma täpselt ei tea, kuidas see ära käib siit. Aga kuidas see siin taga? Kinni on raisk. Okei. Ühesõnaga, siin all on mingi vahtasi. Ma vaatan, võtan selle ära, mis seal all on. Ja siis juba võtab käigukasti ära. Unustasin filmida väljast on. Mina. Tegelikult ei pidanudki seda ära võtma. Seal auto all oli üks puksi hoidik, keerasid selle lahti. Saite ära. Käed on siuksed. Mõnusad. Ja nüüd tuleb see osa, kus ma pean mootori vahelt ära tõstma kuidagi.
ma ei tea, kuidas. Et mul üks idee on, aga et ma liigutan telki taha poole, panen siia nagu siukse kolmnurga kujulise posti püsti, kuhugi siia, panen metallist toru peale, panen ketiga kinni, tõmban ühe vintsiga ta ülesse, siis ma saan ta sealt libistada siia ja panna mingi käru peale ja siis teda sinna liigutada, kus teda vaja on. No eks ma mõtlen, nuputan, vaatan ja annan teada. Ühesõnaga, seal, kus meil need puidud on, seal on mingi 10 herilase pesa. See on meil kuredi kuuris on üleval puidud, on ju. Ja kuna mul on siuke foobia, siis ma ei lähe sinna ülesse neid puite võtma. Ja ma vaatasin ukse vahelt, seal väga ei ole ka midagi siukest, millega saab teha. Nii et ma lähen täna õhtul linna ja rendin endale mootori tõstuki. Sest noh, see on igal juhul seifib. Pärast mingi kukub kukub lihtsalt. Noh, ühesõnaga kukub laiali ja siis on läinud, noh. Ma ei taha seda. Ma tegelikult vaatasin, et äkki ma saaks ta alla lasta, aga ma seda ka ei viitsi teha. Ühesõnaga, mul vist praegu rohkem ei ole midagi teha. Ma lähen pesen oma käpad puhtaks ja lähen mängin arvutiseid sõpradega. Ja eks siis õhtul näeme, sest ma tahan selle mootori täna õhtul maha tõsta, kuna mul täna tuli motivatsiooni laks. Ma ei tea miks. Keevitama peab ka. Või. Ühesõnaga, näeme õhtul. Nüüd on õhtu käes. See on Tim. Nüüd ma võtan selle. Üks poolt läheb siit kinni. Ja teine siit sealt tagant. Et panen timelapse'i tööle ja siis vaatab. Nii, mootor väljas, tühi auk. On ju. Et ma lasen pesuainet peale, sest see on nii sitane. Sest ta öölägib ei liguneb ja siis ma homme pesen ta puhtaks. Et laseme peale, siis vaatame edasi. Nii, ma lasin ta üle nüüd, ta jääb ligunema. Aga ma võtan vahepeal õli välja. Nii et, no õli jookseb. No nii, õlid välja lastud, särgid. Panin ühe kihi veel peale. Aga ma arvan, et ma lõpetan tänaseks, kuna kell hakkab päris palju saama. Ja see on ka lõpp sellele videole. Kuna meil pole jälle nii kaua aega tulnud videot välja. Meil on küll laada valmis, aga meil on tegelikult videoklipid ka valmis, aga kuna meil läks lõpp veits untsu, laada videole pole jõudnud uut teha, siis on jälle nii kaua aega läinud, et praegu see oli siis ka jälle nagu väike 30 update, et mis siin tehtud on. Et loodan, et midagi äkki oli kasu ka, aga davai, näeme järgmises videos.